Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Ja nüüd viimases osas sellest seerias tahaks ma siis rääkida sellest, et mis on veel üks võti või mis hakkab juhtuma, kui inimesed sinuga kohtuvad, tunnevad ennast hästi ja sina tunned ennast hästi ja see ekspert, kes annab esitlust, tunneb ennast hästi, on see, et kui inimene võib-olla ta ise tunneb, et võib-olla veel hetkel see ei ole talle või ta ei taha olla kaasatud või mis iganes, aga kui te olete väga heas vestluses, kui te olete avatud, kui usaldus on tekkinud tänu sellele, et me oleme siirad ja avatud, siis sa saad vabalt ja julgelt küsida soovitusi. Aga kas sina tead, kes on need inimesed sinu tutvusringkonnast, kes võiksid olla teavitatud sellest või sellest? Kas sellest tootest või sellest võimalusest? Kes on sinu tutvusringkonnast need inimesed, kes peaksid kuulma sellest? Ja mis juhtub? Inimesed mõtlevad, ma pean mõtlema, kuidas ma saan sind aidata. Nad annavad sulle soovitusi. Nad võib-olla teinekord tulevad koos oma sõbra või tuttavaga sinuga kokku saama, sest sinuga oli lahe kokku saada. Sa olid sõbralik, sa olid lahke, sa olid avatud, sa ei pannud nende käsi raudu, kui nad tahtsid ära minna ilma toodet või teenust ostmata või meeskonnaga liitumata. Ja see on see, mis toob ja paneb õitsema meie elukutse, kus inimesed tahavad tegelikult ka kohtuda, sest nad teavad, et neid kuulatakse ära. Nad teavad, et nende käest küsitakse ja tahetakse teada, mida tegelikult nemad tahavad. Ja nad näevad võib-olla ka seda, et sa ei olegi seal üksi, vaid seal on ka teisi inimesi ja seal on mingid ägedad inimesed, kes tulevad ja kallistavad, kes tulevad ja ütlevad tere, kes küsivad ka, kuidas sul läheb, kes räägivad, kuidas neil päev läks või millega nemad tegelevad, kes on ägedad ja avatud. Ja kellega ma tahaks veel kord kokku saada. Võib-olla ma tahaksin selle või selle inimesega uuesti kokku saada, et temaga tuttavaks saada. Ja nad näevad ja hakkavad nägema, et võrkturunduse elukutse ei ole ainult huvi tekitamine ja eneseareng, vaid see on elustiil, kus on inimesed, kellega sa tahad kokku saada, kes sind tõstavad, kes ei näe ainult probleeme ja ei näita ainult näpuga, vaid tahavad leida lahendusi, tahavad pakkuda ja aidata ennast ja teisi. Ja sa tunned seda. Ja kui sa tunned, see on nagu naeruteraapia. Tuled, siis sul kohe hea meel. Isegi kui päev ei läinud hästi, tuled meie punti, ilgelt vahva oli, lähed ära, sul kohe tuju parem. Inimesed tahavad olla nende inimestega, kes teevad nende tuju paremaks, kes panevad neid tähele, kes tõstavad neid ülesse nii-öelda. Ülesse tõstmise all ma mõtlen seda, kes ütleb teinekord sulle mõne hea sõna. Oi, sul on täna nii lahe bluus selles. Oi, sul on nii äge see või teine asi. Sa olid nii täpselt kohal, sinu järgi võib kella täpseks panna. Väiksed komplimendid. Neid ei tehta tavaliselt. Õpi väiksed komplimente tegema. Ma olen aidanud alati naistele kasuka või jope selga. Saad aru, see naeratus seal, see on kulda väärt. Inimene tunneb ennast kohe poole paremini. Ja ma õppisin seda oma endiselt äripartnerilt. Tema nimi on Hans Kaar. Väga südamlik, suure südamega, väga tore inimene. Ja ma vaatasin, kuidas ta teeb seda nii loomulikult ja kuidas naised lähevad õitsele ühest liigutusest. Ma õppisin selle ära, see ei olnud lihtne ega ka raske, mitte mantel ei kaalu, aga tegevus on see, mis tuleb heas mõttes sisse harjutada, kui sa seda tahad. Sama on komplimentidega. Kui on kompliment ja see on siiras, siis ütle seda välja. Komplimendi eest ei ütle sulle keegi halvasti, kui see on päris ja siiras. Ja vot see on ka asi, mis inimesi paneb meie juurde tagasi tulema. Kui sa tegelikult tõstad neid, sa paned neid ennast paremini tundma. Ja inimesed tahavad olla nende inimestega,
kes ennast hästi tunnevad. Kui nad ennast hästi tunnevad, tähendab siis nende inimeste seas. See on nii lahe. See tuleb üks päev nii loomulikult ja sa tunned ennast nii hästi, sest inimesed tegelikult tahavad teisi inimesi aidata. See tunne on hea, see on siiras. Nii et ma loodan, et see seeria andis midagi, et siit oli mõningast asjast midagi õppida. Võib-olla sa ei nõustu paljude asjadega, võib-olla sa nõustud mõne asjaga. Pane like, kui sulle meeldis ja pane dislike, kui ei meeldinud. Vajuta subscribe nuppu, et sa saaksid olla teavituses. Vajuta seda kellukest, et sind alati teavitatakse, kui uus video tuleb. Jaga seda oma sõprade tuttavatega. Kui sa oled väga julge, jaga oma lehel. Näita, millega sa tegeled. Jaga oma meeskonnaga. Kui sa tahad ise midagi öelda, ütle. Teeme Skype'i kõne, saame kokku, teeme videointervjuu. Aitame sellel võrkturunduse kommuunil kasvada, et teised inimesed, kes tahavad ka elus edasi minna, tahavad võib-olla ise ennast leida või kas või natuke vürtsi ellu juurde saada. Igal inimesel on oma mõte. Kõik ei pea olema super edukad siin. Aga võib-olla mõne inimese jaoks on edu juba see, kui ta saab olla õiges seltskonnas, õigete inimestega, kas või korra nädalas. Küsi, mis on tegelikult see, mida tema soovib. Nii et ma loodan, et sa said siit väärtust. Ja nagu ikka, minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks. Sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.